Üks kevadine töö veel tarbeaias on ju marjapõõsaste hoolduslõikus ja kui tikreid ja sõstraid ja selliseid muid põõsaid tegelikult enam ei tohiks lõigata, kui nende pungad on puhkenud ja lehed on juba väljas, siis vaarika puhul ei ole see nii oluline, et teda võib lõigata ka siis, kui nagu siin on, kui need pungad on juba puhkenud, sellepärast, et olenemata sellest, et kas see on suvisort või siis taasviljuv ehk remontantsort, tema hoolduslõikus on sisuliselt sama, et me lihtsalt lõikame täies pikkuses välja eelmise aasta varsi ja tegelikult seda kasvavat osa me sellega ei sega. Ja kui sa lõikama hakkad, siis sa kõigepealt võiksid korra meenutada, et missuguse vaarikaga sul tegemist on. Et kas see on suvisort või ta on siis taasviljuv ehk remontantsort, et seal on niimoodi natukene need erisused. Et kui sul on suvisort, siis sel juhul on asi selge, et jätame alles need jämedamad oksad, mis on kasvanud eelmisel aastal, aga ei ole veel saaki kandnud. Ja minul on see aasta päris hea neid eristada, kuna mul eelmise aasta sügisväetamine sai väga hästi ajastatud ja sellel aastal saaki kandvad oksad on ka väga palju jämedamad. Ja välja lõikan siis täies pikkuses eelmisel aastal saaki kandvad oksad. Ja kevadel on selles mõttes ka ikkagi mõnusam seda teha, sellepärast, et suvisortidel need eelmise aasta oksad on nüüd ikkagi kevadeks juba ka ära kuivanud. Nii et kui sa kardad ikkagi lõigata, et sa ei ole kindel, milline on see oksis, millelt võiks olla sel suvel saagiootus, siis muidugi võid sa natukene oodata, kuni need pungad liikuma hakkavad, et need, millel on siis rohelised lehed küljes, et need jäta siis kasvama. Ja remontantsortidega on siin sarnane lugu, aga nendega võid sa toimida kahte moodi. Üks variant on see, et sa lõikad välja üle-eelmise aasta oksad, jätad alles eelmisel aastal saaki kandvad oksad ja eks ta suve jooksul kasvatab veel uued oksad, mis siis tegelikult viljuvad alles sügiseks. Aga mitmed aiapidajad ikkagi lähevad nii-öelda kindla peale välja ja nemad kasutavad sellist teist varianti, et taasviljuval ehk remontantsordil nad lõikuvad absoluutselt kõik oksad kevadel või siis juba hilissügisel täiesti tagasi ja kasutavad ära siis seda saagipotentsiaali, mis on sügisel. Sel juhul nad saavad siis täiesti nautida selliseid puhtaid marju kuni lumeni välja. Nii, aga minul on siin suvisort ja hakkame siis lõikama. Et kõigepealt on mul siin üks eelmise aasta kasv, mis peaks küll sel aastal andma saaki, aga temaga on mul kaks probleemi. Esiteks on see, et ta kasvab teisele oksale liiga lähedal ja teine probleem on see, et ta on liiga peenike. Ja kolmas probleem on see, et tema on natukene selline piiririkkuja. Et mulle ikkagi ei meeldiks, et minu vaarikad kasvaksid ühes reas ja ka tema natukene ikkagi trügib siia vahekäigu peale, nii et tema ma lõikan tagasi ja lõikan tagasi ta mulla piirilt. Nii, ja nüüd on sellel jämedamal oksal ka siin ju kohe väga palju rohkem ruumi ja tema kõrvalt ma lõikan samamoodi mulla piirilt tagasi eelmise aasta oksa, mis eelmise aastal vilja kandis. Ja siin on näha ka, et tema on selline juba harunenud ja natukene on ka eelmise aasta vaarikate viljapõhjasi näha, nii et siin on see vahe tegemine väga lihtne. Ja niimoodi järjest ma vaatan üle kõik need põõsad siin. Et siin samamoodi eelmine aasta mul õnnestus sügisväetamine väga hästi, et see ajastamine oli väga hea. Sellepärast on sel aastal kandvad viljaoksad palju jämedamad ja selle kohta me tegime ka video, et kuidas seda sügisväetamist teha, et seda saad sa sealt järgi vaadata. Ja siit ma siis samamoodi lihtsalt eemaldan ka peenemad viljaoksad ja jätkan siis eelmise aasta okste eemaldamist. Ja selliselt ma käin siis kogu selle vaarika rea lõpuni, ega mul siin palju jäänud ei ole, aga kuna ma kasutan neid Velcro kääre, siis need tegelikult ei väsita mu käsi ka ja ma saan päris ilusad lõiked tehtud siit mulla piirilt. Kui sul on vaja hoolduslõikust ikkagi teha varem kevadel juba või natukene talvisemal ajal, siis üks moodus ka, et kuidas eristada, milline on suvivaarikal eelmise aasta oks, mis tuleks välja lõigata, on see, et tema koor on natukene hallikam ja isegi natukene selline hakkab nagu lahti tulema. Et ka selle järgi saad vaadata, et siis kindlam olla, et sa ikkagi õiged oksad välja lõikad. Kui hoolduslõikus on tehtud ja ilmad on juba viisavalt soojenenud ja mulla temperatuur on ka juba vähemalt 8
kraadi, siis tegelikult olekski õige aeg ära teha ka kevadine väetamine. Ja mul on siin 2 väetist, mida ma tahaksin sulle lähemalt tutvustada. Et üks on Horticumi marjaväetis ja see on täisväetis ehk kompleksväetis, mis tähendab seda, et sellisel mineraalväetisel on siin koostises sees kõik toitained, mida taim vajab. Ja see ei ole mõeldud küll ainult vaarika jaoks, et sellesama väetisega võid sa väetada ka teisi oma marjapõõsaid. Ja temaga on selline lugu, et tema on ka pikatoimeline. See on hea selles mõttes, et sa ei saa oma taimi ühe korraga üle väetada, aga sa võid seda väetist panna selle kasvuperioodi jooksul 2 korda. Ja ma just tahaks öelda, vaarika puhul on see oluline sellepärast, et olgugi, et ta nüüd kannab saaki sellel oksal, mis eelmine aasta ette kasvas, siis tegelikult ju sellel aastal ta valmistab ette ka juba järgmise aasta saagiks. Nii et kui sa väetad näiteks aprillikuus või mai alguses, siis suve keskel võid sa selle väetisega veel ühe ringi peale teha. Ja kuna vaarikarisoom on ikkagi selline suhteliselt pinnapealne, siis väetamiseks ma natukene siit tõmban seda multsi natukene eemale, et ma saaksin siis ta paremini siia pinnase sisse õrnalt sisse segada selliselt. Ja siis ma lükkan selle multsi siia peale tagasi. Ja kuna nüüd ikkagi see kevad on olnud ka natukene kuivem ja ei ole ette näha ka, et korraliku vihmased on tulemas, siis ma hiljem tulen ka ja kastan selle kindlasti läbi. Sest sellisel juhul saab siis see väetis, see mineraalväetis ka taimele rohkem nagu kättesaadavaks. Et vastasel juhul ma teeksin siia täiesti kuiva mulla sisse seda väetist pannes natukene tühja tööd. Ja miks just pikatoimeline väetis on hea valik aias, on sellepärast, et ta on ka tegelikult natukene keskkonda säästev. Sellepärast, et need toitained siin, mis on siis tegelikult väetis, mineraalväetis, nad vabanevad järk-järgult ja nad saavad siis ka taimele kättesaadavaks järk-järgult, nii et nad ei saa kuskile mujale ära kaduda ja minna sinna, kuhu nad sattuma ei peaks. Et selles mõttes on see kindlasti tark valik. Aga kui sa oled oma aias otsustanud, et sa tahad just mahedalt toimetada, siis Compol on välja pakkuda samuti selline marjaväetis, mis ei ole muidugi ainult vaarika jaoks mõeldud, vaid selle väetisega võid sa väetada teisi oma marjapõõsaid ja miks mitte ka viljapuid. Ja tema on selles mõttes huvitav, et tema on lambavilla graanul. Ja ta tuleb selliste toredate pelletitena ja temaga on sama lugu, nagu ma tegin selle mineraalväetisega, et ma enne natuke eemaldaksin multsi ja siis ühtlaseks jaotaksin ta siin ära ja paneksin uuesti multsi peale ja loomulikuks kastaksin. Aga näiteks, kui sa kasutad sellist natukene pehmema toimega orgaanilist väetist nende vaarikate istutamisel, siis varem lihtsalt segada sinna pinnasesse sisse ja siis istuta need vaarikad. Aga kui sa oled väetist valimas, siis vali üks või teine, et ära siis kasuta mõlemat väetist korraga, sest nagu kõikide asjade puhul siin elus ka väetamisel kehtib see põhimõte, et liiga palju head ei ole ka hea. Ma loodan, et sa said siit mõtteid juurde ja tegelikult on väga mõnus selline õhtupooliku tegevus oma vaarikapõõsad üle käia pärast pikka tööpäeva ja hiljem on silmal väga ilus ja rahulik vaadata, kuidas need vaarikaoksad kõik siin ühes reas kasvavad. Ja kuna ka sügisväetamine õnnestus mul eelmise aasta sügisel väga hästi, siis sel aastal on mul loodetavasti väga ilusat saaki loota. Mina veel käin oma vaarikapeendra lõpuni nende telkokääridega üle, aga sinuga kohtume juba järgmises videos.